Ma mõtlen, et see on suur väärtus, et elus üldse leida üles see rada, mööda kõndimine toimub huvitavalt, kergelt ja mind väga kõnetab see, kui ma näen seda, et 1 tund Pilatese treeninguid on kellegi elu paremaks teinud. Sellepärast ma seda teengi. Et just see, et kui sa näedki, et teise inimese elu läheb paremaks tänu sinule ja saab aidata tal seda eneseteadlikkust tõsta ja tuua välja mingisugused tema tugevused, et ta julgeb ise rohkem ka ette võtta. Ja ma mäletan, et seal alguses, kui ma õppisin Pilates, siis ma olin ikka ülisukeldunud sellesse. Et mul oli, et ma harjutasin praktiliselt iga päev, ma ei tea, mitu aastat järjest, ma tegin kõik need harjutused läbi, ma olen kogu aeg ise ennast treeninud. Et seal on väga raske õpetada, kui sa ise ei ole kogenud neid harjutusi, et selgitada, mida me siin teeme, kuidas see tundub. Mul isegi need mõned minu õpingukaaslased, me nimetasime 11 naljatades proua Pilatesteks, sest me imbusime sellest Pilatese õppimisest ja õpetamisest läbi. Meil on olnud ka naljakaid olukordi, kui ma öösel ärkan üles ja ma ärkan selle peale, et ma tunnen, et ma teen Pilatese harjutust, et ma ei lülitunud välja. Võis väga veider välja näha. Et mingi see kogemus on aastatega tekkinud, et see näha ja võib-olla kiiremini otsustada, et mida sellel inimesel vaja on tänasel päeval juhtub kiiremini kui 10 aastat tagasi või 20 aastat tagasi. Juba nagu vaatluse põhjal saab päris palju välja mõelda.